tuled, Anna-Liis? Jah. Oled sa valmis? Kuigi mul on tunne, et ma kohe plahvatan. Ma arvan, et ma olen valmis. Jälgne mulle. Me oleme siin. Tere, Anna-Liis. Tere. Need on Liina, Grace ja Erika. Anna-Liis, ma kujundasin sulle toa. Kui sa tahad, siis me võime seda vaatama minna. Okei. Lähme. See keskmine siin on sinu tuba. Meil polnud väga palju aega, et seda teha, aga ma loodan, et see meeldib sulle. See on nii loosa. Ma tean, pole see mitte imeline. Mina ja Erika peame nüüd minema, aga sa võid siia jääda ja oma toad hallida. Tule, Erika. Kohe. Anna-Liis. Mul on nii kahju, et ma pidin su kunagi sinna mõõsastesse jätma. Aga sa lihtsalt ei jõudnud jälgi joosta. See on okei. Ma tean, mis juhtus. Sa tegid õiget asja ja see ei olnud sinu süü. See oli kõige õigem sellel hetkel. Muud valikut polnud. Erika! Tulen. Näeme siis hiljem. Mul pole õrna ajugi, kuidas ma siin hakkama saan. Vot see on üks loosa tuba. Hei, Liina. Hei, Liina. Ma ei imesta üldse, et Grace toa nii loosaks tegi. Miks? Grace'il on mingi selline veidel mõtlemine, et printsessile võib ainult loosa meeldida. See nüüd küll väga tore pole. Mitte eriti. Kas sa mäletad meie ema? Natukene küll. Milline ta oli? Ta oli täiuslik. Ma ei oska teda isegi teistmoodi kirjeldada. Ta oli lihtsalt täiuslik. Mis sa arvad, kas ta on veel elus? Ma loodan seda. Aga nagu öeldakse, lootus sureb viimasena. Jah, aga me läheme samasse kooli. Lihtsalt sina oled teises kooli otsas, kuna sa oled minust nii palju vanem. Milline see kool on? Ma ei tea väga, milline see osa koolist on, kuhu sina lähed. Aga ma ei ole kuulnud küll, et midagi väga hirmsat oleks. Okei. Aga mida sulle endale teha meeldib? Mulle meeldib joonistada. See on rahustav. Aga sina? Mulle väga meeldib rahulikul hommikul mullul pikutada, siis kui päike alles tõuseb ja kõik magavad. See on lihtsalt nii vaikne ja rahustav. Saad lihtsalt vaikselt omaette päikese tõusu vaadata. See kõlab väga rahustavalt ja mõnusalt. Me võime seda millalgi teha. Grace ei lubaks meil iialgi midagi sellist teha. Kas on reegel, mis ütleb, et me peame alati tegema täpselt seda, mida Grace ütleb? Tegelikult on küll. Miks Grace üldse kõike meiega seoses otsustab? Isal on väga palju tööd ja tal pole aega, et meiega tegeleda. Nii et Grace teeb seda. Mulle tundub, et Grace on peast natukesegi. Mulle tundub ka vahel nii. Anna-Liis, aega magama minna. Okei, juba lähen. Oot. Siin on sinu sõrk ja silmaklapid. Miks mul magamiseks riideid vaja on? See lihtsalt on niimoodi. Ja palun pane need selga, kuna mul on veel vaja asju teha. Okei. Nii, palju parem. Aga milleks see asi on? Need on silmaklapid, et sa paremini magada saaksid. Olgu, ma panen need siis pähe vist. Miks mul neid asju vaja on? Ma lihtsalt magan.
sellele küsimusele ei oska ma vastata, aga mine nüüd magama. Head ööd! Head ööd! Need liided on ebamugavad. See voodi on liiga pehme. Mul tuli mõte. Palju parem. Ja neid prelle ma ei vaja. Palju mugavam. Tere hommik! Anna-Liis, mida sa põrandal teed? Voodi oli liiga pehme. Mitte ükski printsess ei peaks mitte kunagi põrandal magama. Aga meil pole praegu selleks aega, kuna sa pead selga panema, et kooli minna. Kuidas see roosa selg sobiks? Ei. See roosa lips? Ei. See roosa kaelakee? Ei. Aga kuidas oleks see roosa lill? Ei. Aga see roosa, kas on midagi, mis ei ole roosa? Kuna ma tahaks väga midagi sinist kanda. Sa oled printsess. Sa pead roosat kandma. Ja sinine on poiste värv. Milline seadus ütleb, et printsessid võivad ainult roosat kanda? See on minu seadus. Ja ma valisin sulle selle roosa kaelakee siin üleval. Nii, pane see kaela ja lähme. Vahet pole, ma ei viitsi väga vaielda. Ma panen see lihtsalt selga. Okei, minu kapp on täpselt seal. Ja õpikud, mida ma vajan, peaksid siin sees olema. Algu, mis tund mul on? Eesti keel, jah. Nii. Okei, esimene tundist algab nii, et ma peaks minema. Teistega oli ikkagi palju lõbusam koolis olla. Kool on kohutav juba niigi, aga nemad tegid seda toredaks. Issand jumal küll, kuidas sa nii rumal saad olla? Ma selgelt ütlesin, et ma tahan ploomimahla, aga sa tood mulle apelsinimahla. Vabandust, ma ajasin sassi. Hei, kas keegi ei teegi midagi, et seda tüdrukut aidata? Eduard karjub kogu aeg Emily peale. Ta on isegi paar korda Emilit terve kooli eest löönud, nii et see ei ole midagi uut. Kas sa tahad, et ma sulle haiget teeksin? Kuna kui sa nii rumal oled, siis ma teen seda. Okei, nüüd aitab.